Tervitused, sõbrad, mina olen Taifun. Sõbrad, kõigile teile uue päeva puhul suur kallistus, lugupidamine ja armastus. Tänu Jumalale, sõbrad, täna on ilm jahe. Mitu päeva oli väga palav, ma kurtsin, nagu te teate. Aga täna, mašallah. Ilm on nii ilus, et tundub nagu hakkaks vihma sadama. Meie tallu tuli ka 2 uut pereliiget. Tegelikult oli see tõeline pommuudis. Tavaliselt mul ei olnud plaani uusi pereliikmeid tuua. Aga mulle tuli üks sõnum. Öeldi, et mul on Rottweiler. Nii ilus, nii tore. Tõutunnistusega A-klassi, tšempionide vereliinist. Ütlesin tooned kohe siia pärast telefoni teel rääkimist. Nüüd on nad juba tund aega siin olnud. Mõlemad on imeilusad, suurepärased koerad. Täna tutvustan teile neid. Ja eriti see poiss, kes tuli, on täpselt meie Diablo moodi, sõbrad. On temast veidi väiksem. Muide, tema nimi on ka Tyson. Varem oli Diablo nimi ka Tyson. Hiljem panin talle nimeks Diablo. See näeb välja sarnane. Ja nimi on ka sama. Iseloom pole päris sama. Diablo oli väga karm. Ta oli inimeste suhtes agressiivne. Kui Diablo esimest korda tuli, ei suutnud ma teda isegi armastada. Te mäletate, ta oli koer, kellel oli palju pahandusi. Me igatsesime ka oma poissi väga, aga uus tulija on täpselt tema moodi. Nüüd tutvustan neid sulle. Tutvume kõigepealt tema esimese omanikuga. Hassan, tere tulemast! Tänan, vend, tore olla siin. Kuidas läheb? Mul läheb hästi, vend, kuidas sinul? Aitäh, mul läheb ka hästi. Aitäh, vend! Ta tuli Aideni linnast. On 2 päeva möödas, eks, sellest kui rääkisime? Täpselt. 2 päeva tagasi. On möödunud 2 päeva. Miks sa tulid? Mis juhtus? Miks ta otsustas nii ilusaid koeri ära anda? Palun räägi need asjad vaatajatele ära. Vend, ma elan tavaliselt välismaal. Tulin Türgisse isa tervislikel põhjustel. Jaa. Kõrte eest hoolitses ka mu isa umbes 1,5 aastat. Nüüd, kui isal on terviseprobleemid. Paranemist, jumal andku kiiret tervenemist. Aitäh, vend, tänan sind. Koeri, mina jälgisin teid ka juba umbes 2 aastat. Aitäh, jumal õnnistagu sind. Minu lapsed jälgisid teid. Tänu neile hakkasime ka meie jälgima. Ma püüdsin teiega ühendust võtta, sest usun, et kui ma selle teile annan, hoolitsetakse selle eest hästi. Tegelikult arvasin, et ei vasta mulle tagasi. Just täna ma seda ütlesingi. Kui sa ütled mulle Rottweiler ja Cane Corso, siis ma ütlesin. Täpselt. Ma ütlesin, et pöördun selle teema juurde kohe tagasi. Aitäh, et vastasite. Loodetavasti läheb kõik hästi. Loodetavasti on koertel siin hea. Loodetavasti. Nüüd ma näitan teile, aga siin tahaksin ma midagi selgitada. Mikrofoni sidusin siia nööriga, sõbrad. Need lurjused, need teevad hirmsasti pahandust, tead. Need ausalt öeldes, need teevad hirmsasti pahandust. Rikuvad kõik ära. Yeah. Nad on mikrofoni tagumise osa katki teinud. Ma arvan, et see lurjus Karolin võttis mu kepi, mida ma kaamerale näitasin ja viis selle ära. Sõbrad, ta tuleb sinna maja juurde. Kingad, sussid, kott, kilekott, pudelid ja muu selline. Kõik, mis kätte saab, korjab Karolin kokku ja viib aeda. See Karolin ongi meie aiavaras, ausalt öeldes. Kõik, mis vähegi kätte saab, viib minema. Väga ulakas. Kuidas sulle tundub meie uus tüdruk muidu? Väga ilus vend. Vaata, see tuli mulle Istanbulist. Väga ilus, sinine, Cane Corso. Kui ta esimest korda tuli, oli ta natuke kõhnen. Karv oli räpane. Aga nüüd, mašallah, on ta väga ilus. Kas pole? Ta on hakanud kosuma. Tal on ilus värv. Ta on väga ilus tüdruk. Kui ta esimest korda tuli, kartsin teda natuke. Aga nüüd on ta nii harjunud minuga, et on nagu sõber. Vaata, enne kui koeri näitan sulle midagi muud. Tule. Vaata, ma panin jälle kokku Cane Corso jõugu. Need, eriti see tüdruk, on oma peremehele väga kiindunud. Ta käib kogu aeg minu kõrval, valvab mind, kaitseb mind, sõbrad. Meie uus tüdruk Seina on selle iseloomu tõttu mulle väga meeldima hakanud. Ta on tõesti suurepärane laps. Tule siia, ärge puudutage Faisalit. Jälle kogunesid nad Faisali ümber. Ma küsin, kas su koerad ründavad eeslit, aga sa muidugi ei tea seda. Ma ei tea, vend. Nad pole kunagi varem eeslit näinud. Täna proovimegi, vaatame, kuidas nad reageerivad, kui nad esimest korda eeslit näevad. Täna on esimene kord, vaatame. Mul on teile palve, ärge pahandage minuga ka siis, kui ma koeri ei näita. Palun, sõbrad, ma väga hindaksin, kui toetuseks sellele videole meeldimise paneksite, telliksite kanali ja jätaksite ka kommentaari. Teie meeldimised ja kommentaarid on minu jaoks väga väärtuslikud. Ärge vedage mind alt, tehke üks heategu, ärge olge laisad, vaadake, kuidas nad mängivad. Mašallah teile, mašallah. Näita nüüd meie lõvisid korraks. Mašallah minu lõvidele, vaata nende ilu. Ühe nimi on Tyson, mis oli teise nimi? Deja, mõlemad on üksteisest ilusumad, imelised lapsed.
nüüd panin nad kõigepealt sellesse puuri, sõbrad. Tegelikult pole mõnda asja vaja seletada, tead. See räägib enda eest, näitab iseennast. jaa. Tõesti, teeme eespoolt pildi, oota. Siin on joon, lähme sinna poole. Nende nägu, pikkus, hoiak, kvaliteet, füüsis, tõesti kõrge klassi, suurepärased lapsed. Räägi meile nüüd natuke nende suguvõsast, põlvnemisest, sugupuust, meistritiitlitest, mis on juhtunud, kuidas on läinud. jaa. Räägi meile ka, mis kõik juhtus. Olgu, ma räägin siis nii. Tysoni isa, Macho, on koer, kes tuli välismaalt Türgisse. Jaa. See on koer, kellel on meistritiitleid Serbias, Montenegros, Albaanias, Balkani riikides. Tal on ka grandmeistritiitleid. Jaa. Lisaks on Türgis üks väga kallis sõber siin, Macho, tema isa endale võtnud. Türgis on ta ka Machoga aretama hakanud. Jaa. Türgis on ta võistlustel osalenud. Türgis on ta umbes 16 või 17 korda Türgi meister olnud. Ta on saanud Türgi Grand Championi tiitli. Kas see tema isa või tema ise? Tema isa. Hei, Macho. Macho. Tegelikult võttis selle koera alguses endale üks mu sõber. Mina sain selle temalt, sest tema naisel tekkis allergia, kui ta rasedaks jäi. Ta andis mulle selle koera tänu talle. Siiani olen tema eest hoolitsenud nagu oma silmatera eest. Nii et nüüd siis... Nüüd on ta edaspidi meiega. Meie tüdruk, ütlesime sama sõna. Eman on ju ka tüdruk, sama asi. Meie tüdruk, vend ja tema isa on Oskar. Isa registrinimi on Fire. Tema on ka Türgis umbes 16 või 17 korda olnud Türgi meister. Jaa. Tema isa, tal on Türgi suurmeistri tiitel. Fire on minu venna ja minu oma. Ma armastan teda nagu oma venda. Ta viis koera välismaale ja võistles seal temaga. Jaa. Tema isa saavutas esikohad nii Montenegros kui ka Serbias. Jaa. Emane osales Türgis 2 korda võistlusel, kuna ma ei saanud Türgis viibida. Ühel korral tuli ta teiseks, teisel korral esimeseks. Tysoniga oli sama lugu, sain 2 korral võistlusel osaleda. Jah. Üks kord tuli ta esimeseks, üks kord teiseks, siis korraldati veel Ferhat Öztürki karikas, mille korraldas Rottweilerite tõuühing. Jaa. Nora! Seal sai Tyson jälle auhinna välismaistelt kohtunikelt. Jaa. Saksamaalt tulnud kohtunikelt sai ta täispunktid. Seljajoon, peakuju, hambad ja kõrvade struktuur, kõik hinnati üle. Jaa. Seal sai ta ka kõrge hinde. Jaa. Ma tõin juba kõik tema dokumendid ja paberid teile. Saate ise vaadata. Jaa. Nii et mõlemad on mulle sama kallid kui mu enda hing. Iseloomu ja päritolu poolest on nad tõesti suurepärased lapsed, sõbrad. Ainult vaata, oma iseloomu tõttu ütles ta mulle just äsja. Tüdrukuga ole natuke ettevaatlik. Ta ütles, et isane on natuke inimese sõbralikum, eks ole, aga ta kaitseb sind. Täpselt. Mõlemad kaitsevad. Ta ütles, et emane ründab ka siis, kui sa teda ei kutsu, kui keegi võõras tuleb. Jah. Emane annab märku, ma vaatan kodu ees. Jah. Oma territooriumil annab märku. Isane tavaliselt eriti häält ei tee, ootab. Viimasena sekkub isane. Jah. Aga emane annab kohe märku, kui keegi möödub või läheneb. Ta annab kohe märku, nagu alarm, täpselt nagu meie Asija siis. Asija on ka selline. Poiss, tule siia, tule! Tule, just hetk tagasi üks. Esimest korda mulle need meeldisid, polnud probleemi. Teisel korral tulin uuesti, emane ründas mind. Sõbrad Taaja, palun, vahetame Taaja nime ära. Kas on Teeja või Taaja, selle nime peame paika panema, muidu ma unustan selle. Kogu aeg. Ja siis, kui emane ründab, läheb isane ka kohe rünnakule. Nad on üksteisega nii harjunud sõbrad. Jah. Mõlemad. Alati kaitsevad üksteist. Rottweilerite jõuk Kane Korso jõugu vastu. Kumb teie arvates võidab? Kirjutage kommentaaridesse. Kane Korso versus Rottweilerid on kokku tulnud, vaata. Kas sa näed, kõik 3 läksid tema kallale? Minu tüdruk, Tseina. Tseina on väga karm, jah. Aga Tyson on väga domineeriv koer, tead. Täpselt. Tema olek ja käitumine ütlevad, et ta on domineeriv. Täpselt. Kas teie arvates ei näe ta ka välja nagu Diablo, sõbrad? Minu meelest on ta väga sarnane. Tõesti, väga sarnane. Las ma panen nüüd selle Rocki kinni, eks? Ära lase Rocki väikesel kasvul end petta. Kui mõni võõras koer tuleb, siis see ulakas ründab. Paneme Rocki kinni. Võtame kõigepealt Tysoni õue. Ta pole veel teistega tutvunud.
panime auto sinna, tõstsime ta otse puuri sisse. Kas ta läheb teistega kaklema? kas tõstame Dede ülesse? Aga Dede peksab teda. ma ei tea, vend. Kas Dede ei peksa teda? Tyson on Rottweiler, ta tegi kunagi Dobermannile ära. Alla. See Dobermann, kellele ta ära tegi, ei olnud Dede. Nad ei hakka Dedega kaklema. Me teeme kõik, mis suudame ja proovime teda nüüd Dedega harjutada. Oota, ma panen selle rokki kinni. Nüüd lase sina Tyson välja. Olgu. Aga ta ei ründa kindlasti teisi koeri, välja arvatud Dede, eks? Okei, ma hoian teda nüüd kontrolli all. Jaa. Olgu, ma usaldan sind. Kontroll on minu käes, ärgu tulgu liiga lähedale. Nojah, Dede võib nüüd ka mingi vembu välja mõelda. Ärgu tehku äkilist liigutust, et ta haiget ei saaks. Dede, las ma võtan su korraks, poeg. Kui ei õnnestu, paneme Dede 2 minutiks autosse, sõbrad. Ilm ongi jahe juba. Nüüd see hull võib talle kallale minna. Ärgu nad tülitsegu. See võib ka teisi koeri ärritada, siis on alles jama. Dede, mine sina ees, poeg. Olgu, sina jää sinna. Olgu, nüüd tule välja. Dede, võta autosse, aga ära lase emast ära joosta, eks? Oi, oota, ma tulen. Olgu, sina hoia teda, mina hoian ust. Olgu, sa hoiad ust. Olgu! Tyson, oota, poeg. Peatu, uks on korras, lase lahti. Ole ettevaatlik, palun. Abi, see näeb tõesti väga välja nagu Diablo, ausalt öeldes. Nagu oleks tema onu poeg, ausalt. Oi, seina, võta silma eest ära. Kas sa nägid seinat? Kohe ajasin tema ees uhkeks, vaata. Oota nüüd, tüdruk. Nüüd, millele me peame Tysoni puhul tähelepanu pöörama? Nüüd, vend, Tysonil ei ole tavaliselt inimestega probleeme. Tavaliselt ei ole tal ka emaste koertega probleeme. Kui teiselt poolt mingit liigutust ei tule, siis ma ei usu, et probleemi tekib. Ole ettevaatlik seina suhtes, ta kipub peale. Olgu? Peatu, seina, peatu, ma üritan teda tagasi hoida. Seina, ei! Nine. Tyson! Oota! Ta on selline vend, tal on ükskõik. Ei, ta läheb veel kaugemale. Just, tal on ükskõik, aga ühel hetkel. Seina, ole mõistlik. Seina! Vaata, ta võib su kinni võtta, ära tüüta mind. Kus see Karabas tuli? Oota! Üks hetk, ei, Karabas. Kust sa põgenesid, poiss? Me olime selle kinni pannud. Head. Oota, las ma panen selle siia nüüd. Kus sina nüüd välja ilmusid, Hull! Mine sinna. Ausalt öeldes, Karabas jooksis kohale, vend. Me ju panime ta sünnitustuppa. Olgu, seina on ka kinni. Nüüd anna ta mulle. Olgu. Ta ei tule mulle kallale, eks? Ta ei tule sulle kallale, vend. Anna siia. Sinu kõrval olen ka mina. Vaatame, kas ta tõmbab kõvasti või kisub. Olgu, tütrege, varsti toome ka sinu välja. Oota natuke. Tule siia, poiss. Karolin, tule sealt välja, Karolin. Oota, tütrege, oota, tule siia. Tule, Tyson. Tule, Tyson. Maashallah, mu poiss. Maashallah, mu lõvi. Nüüd viime koerad ükshaaval jalutama. Olgu. Me mõõdame tema reaktsiooni kõigi suhtes. Meie esimene prioriteet on, et oleks kõigiga sotsiaalne. Loodetavasti ta ongi sotsiaalne. Karolin, vaata, ta meeldib talle väga. Kas näed? Karolin, kas sulle meeldis tema? Kas ta läheb kohe isase koera peale? Kas ta ründab kohe isast koera? Kas ta ründab isast koera? Ta on praegu veidi segaduses, väsinud. Ta on olnud 8 tundi teel. Muidugi. Ta ei maganud üldse. Ma ei tea, kuidas ta hakkama saab, kuidas ta reageerib ja ta satub esimest korda sellisesse keskkonda. Jaa. Aga minu arvates satub esimest korda sellisesse keskkonda, kui ta ei kartnud ega kõhelnud. Maashallah, enesekindel. Sellist kõhklust ega tagasihoidlikkust ei olnud. Lähme viime ta kõigepealt Aresi juurde, vaatame, mis saab. Oota, Karolin. Karolinile meeldis ta ka väga. Kas tal on komme rünnates ümber pöörata? Sulle või? Ei, ta ei pöördu sinu poole, vend. Kumbalgi neist pole terviseprobleeme ega midagi, eks? Neil pole mingit probleeme. Nende tervislik seisund on täiesti korras. Vaata Arest! Ares, kes on tulnud, Ares? Mu lõvi, tule, Paša! Tule, Tyson, poiss! Tule, Paša! Tule, Tyson! Tule, Paša! Kuule, seina on tulnud! Tule! Poiss, sina ka ikka, ole nüüd rahulik, ole tark. Ära semutse iga koeraga, tule siia nüüd. Tule siia, mu kallis. Tyson läks seal ka hulluks. Nüüd vaata, selle nimi on ka Tyson.
täpselt nii. me muudame selle nime ära, ma ütlen sulle. Sina tead, vend. Õnne peale siis. Ütled, et saate ära harjuda. Kummaline, et talusse tulevad alati uued sama nimega koerad. Tegelikult ütlesin tema nime, nüüd ta meenutab väga meie vana Tysonit. Vana Tyson, Diablo siis. Mõtlesin, kas panna talle nimeks Diablo või paneme hoopis midagi muud. Sõbrad, otsustage teie kommentaarides. Ma tegutsen vastavalt sellele, mis tundub mõistlik. Kas ta on kunagi kitsi, lambaid, kanu või muud sellist näinud? Ta pole kunagi näinud end. Ta näeb esimest korda, jah? Ta näeb esimest korda. Oota, las ma vaatan, tule siia. Kas ta ütleb neile midagi? Tule siia, mu vürst. Nüüd jäi ta üllatunud. Peatu! Tyson. Tule! Tule, Tyson, tule! Tule, mu poiss, tule! Tule! Minu lõvi. Tänu jumalale, meie teised emased saavad ka hästi läbi. Ainult seina on nende seas karm, noh, vend. Tule! Tule, poiss, tule, poiss, tule, poiss, tule, poiss. Jäta emased rahule, tule! Tule! Ma tutvustan sind selle aialõvidega, tule! Vaatame, mida ta nendega teeb. Tule, poiss! Nüüd on ta ju isane, sõbrad. Kuna ta on ilsuti tulnud, tahab ta igale poole oma lõhna jätta. Ta tahab oma autoriteeti kehtestada, piirkonda tundma õppida, sellepärast on tal kogu aeg nina maas. Ta nuusutab igat kohta, ta püüab piirkonda tundma õppida. Peatu! Tegelikult, kui ma oleksin teise rihma ka kaasa võtnud, oleksime saanud ka Odini välja tuua. Tutvustame neid ükshaaval. Allei! Mida mu tüdruk teeb, kurat? Lasen ka oma Arle lahti, las ta tuleb. Kus mu ilus tüdruk on? Kus mu armas tüdruk on? Mida sa teed? Tule. Tule, tüdruk, tule. Ma kogun jälle Kane Korso jõugu kokku. Kirjutage teie ka kommentaaridesse, kas teile meeldib rohkem Kane Korso, Rottweiler või mõlemad? Mulle meeldivad mõlemad väga. Tule. Tule siia, tule. Tutvu ka Hektoriga. Aga Hektor võib rünnata. Hektor ründab. Oo. Kas sa näed kohe ka tema ust? Ta kehtestab oma üleolekut. Tule, Pasha, tule! Kas nad on saanud kõrvalkõndimise treeningut? Täpselt nii. Ta kõnnib väga tagapool. Peatu! Ärge ajage Mardat paanikasse, tule siia. Oota korraks, ära sekku, nad lähevad omavahel tülli. Tema kaelarihm on sirgelt peal. See on sealt välja tulnud. Kust? Tee! Tyson. Ma ei saa üldse aru, mis kaelarihm see on. Kahekordne, eraldatud. Võistlustel kasutab mu vend seda kaelarihma. Ta on sellega harjanud. Marla, kes tuli Marla? Minu vana huit. Maashallah, mu tüdruk. Oota, vaatame, mida Carlos teeb. Carlos läks kohe hulluks. Annab endast kohe märku. Carlos, kes on tulnud, Carlos? Koletis Carlos. Vaata, see ei lähe rünnakule. Rahu, vend. Carlos läks hulluks muide. Kuule, mu suur jurakas, ole nüüd mõistlik. See on selle aia uus poiss. Ärge kakelge, öelge talle hoopis tere tulemast. Tule. Alex. Mine siia. Oo, Alex ründab otse kohe, sõbrad. Lähme vaatame Odinit. Tule. Tule, tule. Odin, kes on tulnud, poiss? Kes on tulnud, mu isand? See sobib teistega tõesti väga hästi. Ta on praegu segaduses, jahmunud. Ta teistele midagi ei öelnud, selles mõttes on meil rahulik. Ma ei tahagi, et ta midagi ütleks, sõbrad. Mida kuulekam ta on, seda rohkem saate seda looma aias vaadata. Ta käib pidevalt teistega koos ringi, suhtleb. Ehk siis minu esimene prioriteet on, et kõik oleksid omavahel kooskõlas. Vaata neid kannibale, kõik ründavad korraga. Ma laseksin ta nüüd lahti, aga ma kardan Faisalit. Oota, lähme eesli juurde vaatama, tule. Kas ta ütleb Faisalile midagi? Tule, poiss, tule. Tule, Pasha, tule, Pasha, tule, Pasha. Tule. Tule, poiss. Kui ta sellele midagi ei ütle, lase lahti, aga vaevalt ta arest ründab. Tule. Tule, poiss, vaata, vaata Faisalit. Tutuse temaga. Karabash on sealt üle hüpanud. Kas ta on jälle üle hüpanud? On hüpanud. No Karabash, no Karabash. Tule hea, et me teda siis lahti ei lasknud, eks? Jah, vend. See Karabash vend ei püsi üldse paigal. Hüppab ja põgeneb, sõbrad.
Karabaš on hakanud väga ulakaks muutuma. Nüüd on ta ka pidevalt aias koos salluktedega. Mõlemad arvavad, et nemad on juhid, kedagi teist nad ei kuula. Kui mõni teine isane koer tuleb, siis nad ei luba tal sellepärast ligi tulla. Olge rahulikud, tüdrukud, tule siia. Kas nad ründavad Karabaši kohe või? ma ei tea. Sa ei oska ette aimata, jah? Tavaliselt, kui teised koerad auguvad, on see nii. Jah. Tavaliselt ta vastab neile ka. Jah. Aga praegu, asi on selles. Ta just tuli ju alles. Täpselt, ta just tuli. Ta just tuli. Muidugi. Tal on alles nüüd kohanemisperiood ees. Ta hakkab piirkonda tundma õppima, omaks võtma ja oma liidri rolli näitama. Ei, Seina! Ole tark. Seina on väga varm, jah. Tule siia. Nüüd võta Tyson korraks enda kätte. Too ta siia. Võib-olla sinu käes saab ta enesekindlust. Kuule, vaatame ka Karabaši üle. Pusatid hauguvad väga palju. Tule, Tyson. Tyson, tule siia, mu kallis. Kui laseks ta lahti, jalutaks pool tundi ringi. Ta harjuks täielikult piirkonnaga. Kui ei, sõbrad, sellele videole. Kui see video saab 6000 meeldimist, lasen ta aeda. Kui see video saab 6000 meeldimist, me laseme ta lahti. Laseme ta korra lahti ja vaatame, mis juhtub. Vaatame, mida ta teeb ja kuidas käitub. Praegu me paratamatult piirame tema vabadust. Ta ei saa rahulikult piirkonnaga harjuda. Peame ta lahki laskma ja proovima. Kui ma nüüd emase võtan, kas ta ründab mind? Oota, las ma panen Karabaši sinna kinni, üks hetk. Ta vist ei ründa end. Oota, las ma panen Karabaši uuesti kinni. Kas ma peaksin selle nüüd võtma? Võta vend, võta. Oled sa ikka kindel? Olen kindel. Ma parem ei lase end hammustada, eks? Ei, pole probleemi, kui tahad, ma panen talle rihma kaela. Ei, ma harjun sellega lihtsalt ära. Olgu. Vaata, et ta ei hammustaks. Ei, ta ei hammusta. Vaata, ta ründab, see emane on natuke psühhopaat ka. Tõmba ta nüüd natuke tagasi. Olgu. Ära lase ta selle peale reageerida. Ole. Kas emane ründab neid? Emane võib teisele emasele kallale minna, vend. Issand jumal. Võib kallale minna. Kuule, Karolin segab ka kogu aeg vahele. Loodetavasti ei teki probleeme. Palun nüüd. Vaata, Karoliini karvagi ei tohi viga saada. Ta on ju alles kutsikas. Tule, tüdruk. Tule, tüdruk. Ära karda. Tule. Ma ei ole võõras. Vaata, tüdruk. Mida teeb minu kaunitar? See lurjus ründab mind kohe. Kas sa tead, ta kavatseb mulle kallale tulla? Oota korraks, las ma lasen tal endaga harjuda. Tüdruk, kui sa nüüd kallale tuled, siis jäämegi puuri kinni. Jäämegi puuri kinni. Mu tüdruk. Oi, Karabaš tuleb jälle. Tõmba isane koer eemale, Karabaš tuleb. Olgu. Karabaš ei tohi temaga kontakti saada. See emane ründab mind, kui ma selja pööran. Oi, mu tüdruk, kui sa mulle kallale tuled, siis ma maadan sinuga siin. Tead sa seda? Üks hetk, vend. Oi, mu tüdruk, mida ta teeb? Kas sa saad aru, ära tee mulle mingeid liigutusi. Tule siia. Tule siia. Praegu olen väga riskantses olukorras. Süda jättis löögi vahele. Karabaš tuleb. Oota korraks. Tüdruk, kui sa mulle kallale tuled. Kas ma panen selle autosse? Oota, ära pane veel. Las ma tulen sealt kõigepealt välja. See Tesa ründab mind jälle, see lurjus. Kuule, Karabaš, poiss, hoia eemale palun sind väga. Anna ta vulli. Olgu. Võta emane endale, aga ära lase teisi käest. Olgu, vend. Võta. Ole ettevaatlik, ma tõmban need siia poole. Olgu. Tule, poiss. Tule, poeg, kas sa näed Tesat? Ta on puuris, tõesti. Ta ründas mind, aga ma ei kartnud. Kui ta nüüd mulle kallale tuleb, siis seekord saab tema viga, selle pärast. Tule. Olgu, vaata, ta võttis selle vaikselt välja. Tesa tõesti, mašallah, ta on väga ilus tüdruk. Väga kvaliteetne, esmaklassiline koer. Ainult natuke aega on vaja, et ta minuga harjuks. Aga me harjutame teda. Tule, mu tüdruk. Peatu, vaata selle emase poole. Seina! Peatu! Lähme sinna poole edasi. Too aeglaselt. Seina, ära mine peale. Seina, tule siia. Seina läheb peale, vend. Peatu! Tule.
hoidame need üksteisest eraldi, et nad ei saaks üksteiselt enesekindlust. Hei, Zeina, mine! ära ole üleannetu. ole nüüd tubli. kuidas ta esimene reaktsioon oli, kas hea? hea, teen. vaata, ta ei tulnud kallale. ei tulnud kallale. aga garantiid pole, ta võib iga hetk kallale tulla. vennas nad on praegu väga šokis. mõlemad ei saa praegu aru, mis toimub. kui me need põhitee äärde lahti laseksime, kas nad jookseksid minema? ei, nad ei jookse minema. oota korraks, palun. Nad ei jookse minema. Nad ei jookse minema. täna ei jaluta meie koeri, vaid koerad jalutavad meid vastavalt oma tujule. tule. Mašallah, mõlemad on nii ilusad. oleme moodustanud Canne Corso jõugu. aga kui ka Rottweilerite jõuk oleks omavahel sama hästi läbi saab, siis laseksin nad ka lahti. aga kui Rottweilerid omavahel kokku lasta, siis nad hakkavad üksteist ründama. Nad on väga karmid. kas ta ründab seda isast koera? see või? jah. ei, ta ei ründa isast koera. nüüd, minu eesmärk neid asju küsida on järgmine. koer harjub meiega, meie harjume temaga, sõbrad. me peame koera mõistma, kas saite aru, millele peame tähelepanu pöörama, mida teeme. näiteks seal ta ründas mind, nägite. oodake, ärge trügige üksteise otsa, vaatame. oota, nüüd vaata. viiks nad kuskil aiast välja. meil on ju oma treeningala. oota, me ju tegime selle koha valmis, laseks need kaks sinna. aga kõigepealt oota sina. olgu. sest Tyson ründab sind. olgu. ma viin selle ära. kas ma ei peaks Tysonit ära viima? sina, Tyson. kas selleks, et ta sellega kokku ei läheks? oota, hoia teda natuke tagasi. olgu. ei, Tiss on minu juures, oota. olgu. Tyson versus Tyson, kumb võidab? kumb võidab, Tyson versus Tyson, ah? metsseakütta. Tyson, teate sõbrad, sai väga vihaseks, teadke seda. oota, oota poiss. üks hetk. Tyson, kuidas me läbi saame, boss? näed, ukse tegime valesse kohta. tule, ei läinud, siis mõtle see sina. kas sa saad mõlemad korraga viia? ma viin. oota, ma usaldan sind. sa võta mõlemad korraga, muidu me ei saa Tysonist mööda. üks hetk, Paša. Tyson läks hulluks, sõbrad. oota. Tyson, hei. hästi, nüüd mine sina. sa lähed niimoodi taha. hästi, tule. mine sina, ma hoian Tysonit. Natasha, tule sealt välja. tasa, tule. mine sinna nurka, jah, astu sinna sisse. mine sinna sina. laseme nad mõlemad sinna, meie Tyson läks hulluks, vend. minu lõvi, vaata teda, vend. Tyson, su kett tuleb siia välja. oota korraks, tüdruk. nüüd oota, pane nad sisse, vii nad sisse. olgu. sina vii nad sisse. tule. pane nad sinna. oota, tütreke, sina ära tule, oota. hästi, nüüd lase nad lahti. nüüd vaatame, las nad jalutavad siin ringi. harjutan ta endaga ära, aga kui emane mulle kallale tuleb, siis halb asi on see, et ka isane tuleb mulle kallale, tead. no jaa. ma arvan, et enam probleemi ei teki. ei, see vaatab mulle otse silma, see on väga hull. see emane on väga hull, tead sa. ta jälgib mind praegu. kas nad hüppavad siit alla? ta ei hüppa siit alla. las ta jääb siia, eks. võib küll, vend. kas see koht pole nende kahe jaoks hea? jaa, ilus. see pool on tugev, see siin. onu, vaata, mis mõttes, kas see koht on tugev? selle tegin mina, tegin eritööna, kuidas see ei peaks tugev olema? miks sa selle kuju peale vaatad? see koht jäi selline, sest põrand on viltu. olgu, vend. ta ütleb, kas see on tugev. vaatame üle, küllap on tugev. ma tean, neil on harjumus hüpates vastu maad lüüa, sellepärast ma küsingi. las ta siis lööb sellele. jah, just nii. sellega ei juhtu ju midagi. tugev. see lööb niikuinii altpoolt, see ei saa olema nagu üleval. sest meie hoidsime ülevalt. tule, tüdruk. ma pean seda emast natuke paitama. Daja. Deja. Daja, Deja, Kaja, tule. hea, tule. kas sa tead, tegelikult on see koht just neile loodud. see esiosa tegelikult. tead, ma teen keevitust hästi, aga selle puidu kallal ma eriti hakkama ei saa, saad aru? kui ma seda teeksin ma seda hästi. tule, tüdruk. tule. tule, las ma kallistan sind, tule. tule, mu kallis. tule, mu kallis. oota nüüd. Tyson, tule. Tyson, tule. Tyson, tule. Tyson, tule, poiss. Tyson, tule, poiss. kui ma teda paitaksin, siis tal poleks ju midagi selle vastu, eks? ei. mida teeb minu kena poeg, mašallah talle?
Mašallah, minu lõvipojale. Vennas, väga ilus laps tõesti. Mašallah, tõesti. Tõesti suurepärane. Täpselt nagu Diablo. Jumal hoidku teda kurja silma eest. Tõesti. Mulle väga meeldis, sõbrad. Ärge unustage neile ka mašallah öelda. Harjume nüüd ka selle emasega. Seda emast ma natuke pelgan. Aga paari päevaga harjun sellega ära. muidugi paari päevaga. Ta näeb sind praegu, sa ajad teda käima, tead seda? Sest ma olen siin natuke veel. Ta saab sinult enesekindlust, see loom. Täpselt. Ta harjub minuga ära. Vaatame, kas nad suudavad selle koha katki teha. Kas see pole mitte tugevam kui seal? Jaa, küll. Las ma vaatan, vend. Tugev, hea. Kas sa räägid tõtt või valetad? See pool on hea, aga teine pool on natuke nõrk, vend. Mis mõttes nõrk? Natuke nõrk. Sest need vennad löövad tavaliselt hüpates sinna, kus nad tavaliselt on. Seal võib probleeme olla, aga siin on kõik korras. Ma arvan, et sealt ei tule. Mina ütlen ka, et siit uksest võib tulla. Ma arvan, et siit võib tulla, natuke muidugi. Aga see pole veel valmis. Seda ma pole ka veel päris lõpetanud. See saab veel valmis. Siin teeme tugevamaks. Kui ei õnnestu, teeme rauast. See koht on ilus, jah, vend. See koht on ilus ja lisaks veel väga suur. Jah. Paneme kuudi püsti, teeme varikatuse valmis, kõik tehtud, jõudu tööle. Jaa. Nüüd vaata, meie läheme välja, sina jää siia. Olgu. Kas on korras? Olgu. Ma toon väljas Tysoni. Olgu. Vaatame, kas nad saavad siin enesekindlust ja ründavad Tysoni. Proovime järele, eks. Olgu. Ta ei öelnud seal puuri juures kellelegi midagi. Olgu. Proovime nüüd nii. Tyson, poiss, miks sa niimoodi vihastasid? Mu lõvipoiss. Ei õnnestunud, tulen tagantpoolt, eks? Tule viime Tysoni taha. Tyson sellele koelale väga kurjalt peale hakanud, sõbrad. Tõenäoliselt ründab kohe. Ma ju rääkisin teile Karabassist eelmisel korral. Kui Karabass sõi, siis see hull ründas teda. Tyson lõi siis Karabassi kord siia, kord sinna. Kui ta vihastab, muutub ta väga karmiks koeraks. See tähendab, et ta on üks selle aia tugevamaid koeri. Tugev, atleetlik, hammustusjõud on väga suur. Loomulikult me ei taha kunagi, et nad kakleksid, aga näiteks mõnikord me ei vii neid metsa, eks. Metsloomade ohukorral oleks ta minu arvates esimene koer, kelle ma kaasa võtaksin. Sest ta on väga väle. Väsimusest pole tal juttugi. Pikk, korralik, mašallah, väga ilus koer. Tule nüüd vaatame. Tule Tyson, vaata, nad on siin, poeg. Tule vaata, kuidas Tyson pöördesse läks. Vaata nüüd, kas sa näed. Tysonile üldse ei meeldinud, sõbrad. Tyson versus Tyson. Kui ma teda natuke ärritan, kas ta reageerib kuidagi? Ma ei usu, et ta väga hoolib. Kas tal on mingi väljaõpe? Kuule, las ma ütlen sulle otse välja. Ta sekkub, vend. See tähendab, et kuni talle endale midagi ei juhtu või kahju ei teki, ei ole tal kalduvust kellelegi kahju teha. Tavaliselt on see ka nii, tead sa, Tyson. Tyson läks ka hoogu. Minu lõvid, mašallah teile. Mašallah teile. Tyson. Mida mu poeg teeb? See on praegu normaalne. Ta tuli just. Teate, 2 päeva pärast ei tunne teda enam äragi. Kui ta on juba harjunud, siis sa alles näed. Jah, Odingi on samamoodi. Jah. Me võtsime koera. Imeline ilus laps. Jaa. Tal oli ka alguses hea iseloom. Kurat siia jõudis. Kutsikad, emased, kõigile läheb kallale. Odinist sai mulle suur nuhtlus selle pärast. Ei saa rahulikult jalutada. Ära ise enda pärast kõhkle. Aga ma ütlen seda oma 4-aastase kogemuse põhjal. Ole koerte suhtes, eriti Tysoniga, isaste suhtes ettevaatlik. Mina usaldan Tysonit. Arvan, et ta mulle kallale ei tule. Sulle ta kallale ei tule. Aga kui emane mulle kallale tuleb, siis see ärritab ka teda ja ta tuleb mulle kallale. Täpselt. Olgu, ühega ma maadlen, aga mõlema kohta ei saa ma praegu midagi lubada. Emasega harjumine võtab ka paar päeva aega. Emane on üsna tõrges. Praegu ta natuke pelgab, see emane. Kui pelgav loom ründab, siis sa kardad veel rohkem. Jah. Sest ta ründab sellepärast, et ta kardab. Ta on hirmul. Siis ta hammustabki sind. Tal on vaja natuke minuga harjuda. Praegu on tema omanik siin, ta saab temalt enesekindlust. Ta harjub ära. Tegelikult, kui nad siin oleksid, oleks siin väga ilus. Ilus. Või siis tead, neile võiks panna ketti, aga nad läheksid omavahel sassi. Ja ilus, vend,
avar, suur koht. kui ma oleksin selle koha profiilis teinud, tead, oleks see väga ilus olnud. Siia oleksin vardaga löönud ja selle kinni keevitanud. Jaa. Sinna oleksin ka alt kinni keevitanud. Jaa. Kui oleksin profiilis teinud, oleks parem olnud. Tegelikult sobib see ka, aga see uks on probleem. Seda ust ma ei suutnud hästi teha. Kui siia paneksid 1 või 2 põlve, niimoodi. Sobib, see võtab painduvuse ära, kas siis keskelt või nagu sa ütlesid, püstiselt. Sellepärast see paindubki. Ja nüüd see enam välja ei tule. Jah. Sellepärast ära muretse. Miks see nii on? Ma ei ole seda veel kinnitanud. Jah. Ma tegin selle ära ja jätsin sinna paika, saad aru. Vaata, see on tühi, alt pole üldse kinni ega midagi. Jah, vend. Ta teeb seda ka sellest. Tyson, poeg, sa ei hakka kaklema, kuule. Nemad on ka selle õue omad, kuule, nüüdsest alates. Mu lõvi! Ma ütlen neile alati nii, poeg, tema on ka selle õue oma, ärge kakelge, kas ma eksin nüüd? Õige, pole vaja. Kas harjuvad üksteisega? Mõtle nüüd, see harjus ära, viisid nad metsa või mere äärde. See oleks lihtsalt imeline, saad aru? Minu Tyson. Näed, sa vaata, ta tuli mu kätte tagasi, näed. Ära enam isa juurde mine, ära mine isa juurde, ulakas Tyson. Ta ei tee seda meelega, ta läheb lihtsalt elevile selle pärast. Tule. Hästi, hei, tule. Tule, Tyson. Nüüd võtame Tysoni tagasi, sõbrad. Jätame nad ka sinna ja vaatame, kas nad põgenevad, eks. Paneme vee ja kõik muu valmis. Ilm on niikuinii pilves. Vend, tänu jumalale, et on jahe. Jumal, kui ainult tuleks üks korralik vihm, siis see maa jahtuks korralikult maha. Vaata, kui kollaseks see on läinud. Siin on talvel, kevadel ja sügisel ilus, aga suvel on nii kuiv. See on täiesti kollane, mulle ei meeldi see. Kui ainult oleks vett. Nüüd tuleb, proovime Tysonit uuesti võtta. Lähme nende juurde. Mulle need uued koerad väga meeldisid. Ootan ka teie arvamusi laste kohta kommentaaridesse. Kas teile meeldis? Kas isase nimi võiks olla Diablo? Või paneme hoopis teise nime? Kuna tema nimi on Tyson, siis igal juhul tuleb see muuta. 2 Tysonit ei saa olla. Selle kohta olen teie arvamustel avatud, sõbrad. Tyson, vana poiss, mu lõvi! Või äkki sai ta vihaseks, sest tema nimi on Tyson, mis? Kas ta sai vihaseks sellepärast, et tema nimi on Tyson? Ulakas Tyson, oota nüüd. Tüdruk! Oleks tore, kui ma saaksin teda natuke hellitada, tead. Tüdruk, tule siia! Tüdruk, tule siia! Tule! Tegelikult on siin neile väga ilus, kas pole? Mõlemal on siin palju ruumi. Ma teen selle koha valmis, sõbrad, ja las nad jäävad siia. Ma tahtsin siia teha treeningala, las nad siis siin hängivad. Oota, Noora! Ulakas, tüdruk! Ma pean selle emase sülle võtma ja teda paitama. Las ma hellitan teda, siis mu süda rahuneb, sõbrad. Oota korraks, las ma vaatan, et nad välja ei jookseks. Ei. Ei saa, tule siia. Tule siia, mu laps, tule siia. Deja ei. Tule siia. Uudishimulik. Ootan, et ta tutub kohe. Deja, tule siia. Kui ma äkki oma käe silutaksin. Olvõ. Samal ajal on koera paitamine ohtvik, sõbrad. Sa ei tohi tema piire ületada. Mõelge nii, sa kõnnid tänaval ja keegi haarab sind äkki kuklast. Mida sa teeksid? Täpselt nii. Koerte puhul on loogika sama. Vaikselt, ilma piire ületamata. Tutvud, eks ole, minu Tyson. Deja. Minu lõvikene. Tule, mu tüdruk, tule. Rottide kõige inusam omadus on see, et nad on väga ustavad. Nad on oma omanikele väga kiindunud ja tunnistavad ainult ühte omanikku. Nende koolitus on suurepärane. Kui neid koolitada, muutuvad nad nagu lapsed. Nad on lihtsalt väga karmid, domineerivad koerad. Aga tead, mis nende tegelik eesmärk oli? Kariloomade karjatamine. Õige. Nad on aretatud kariloomade karjatamiseks. Õige, vend. Tana, lammas ja nii edasi. Nende peamine aretamise eesmärk ongi kariloomade karjatamine ja valve, sõbrad. Tule. Tubli tüdruk. Oota, nägid jah? Tundsid pilku, eks? Ani. Sa tundsid pilku, eks? Ta valvab mind. Täpselt. Täna mõtlesin teile näidata ja tutvustada uusi tulijaid, sõbrad. Edaspidi on nad meiega. Loodetavasti on neil siin õnnelik ja rahulik olla. Loodetavasti. Sa saad neid edaspidi videote kaudu jälgida. Loodetavasti. Jumal annab õnnistusega, et neist saaks ilusaid järglasi. Ta on varem korra poeginud. Nüüd on tema pojad 2,5 kuu vanused. Täpselt 2,5. Kas sul on poegadest pilti? Poegadest on mul pilt olemas. Mul on praegu alles ainult üks poegadest. Olvõ! Üks emane on alles jäänud. Kas mitte mõlemal? Mõlemal. Tee nii! Saada see mulle! Ma lisan video. Las inimesed näevad su poegi, eks?
selge, vend. mu tüdruk. Tyson isa, kas minu lõvi saab veel kord isaks? Mashallah teile, olge tublid, armastan teid väga. ärge unustage videot meeldivaks märkida ja kanalile tellida. hoolitsege enda eest hästi, head aega. olge terved, mu sõbrad!